sünnimaa, kodumaa ja elupaik. Eesti keel, Eesti Vabariik. Oma kodu ja vabadus, et ei pidanud pelgama kogu aeg, mida sa räägid, et võisid ennast tunda vabalt. Ja muidugi Eesti hümn. Sinimustvalge lipp, Eesti hümn ja Eesti loodus. Eestimaa lammutamine meenub mulle. Ja sõda meenub. Ja Siberise viini meenub. Eesti keel, Eesti rahvas ja Eesti lipp. Sini, must ja valge. Vahest naerad mõne ilusa filmi peale, kui vaatad mõne seriaali peale ja vahest tege mõni lemmikloom teda midagi lollusi, siis naeratada ja... No naerma ajab mind Foorumit vaadates need poliitikute vaidlused, üksteise mustamine. Vaatan ENSV-d ja seal, mis toimub, ajab mind kõik naerma. Kanal 3 pealt su nägu kõlab tuttavalt. Eesti-aegne limonaad. No ikka kompvekk. Tädi tehtud tort. Kui mindi poodi, siis poodis toodi niisugused väikesed kuklikesed kodu lastele. Tädi tehtud tort. Vanaisal oli pood ja poest sai ikka kommi. Noh, nagu noored ikkagi pärast tunde rääkisime juttu ja nii see asi arenes. Minu esimene kohting oli, kui ma tulin siia kanti tööle ja läksin kelle alluses, ma hakkasin tööle, viis mind külanõukokku sisse kirjutama ja külanõukogu sekretär küsis, kus te elama hakkate. Ja siis see mees ütles, et võib-olla võtad enda juurde, siis ta ütles niimoodi, et ega iga tulgus ma küll enda juurde ei võta, aga näed, lõpuks tuli niimoodi, et ikka võttis enda juurde. Siis oli niisugune töölismaja oli, kus olid kõik perekonnad koos, põhiliselt ikka korterid üksteise kõrval ja seal elas ka meie direktor või juhataja tol ajal. Ja tema oli kõva sokutaja ikka mulle neid peikasid. Ja kui peikad tulid, mina lase sisse, panin ukse kinni, aga kõrval toas elas üks raamatupidaja, tema toast tuli uks ka minu tuppa ja sinna oli voodi või mis tal ees, aga direktor siis võttis need peikad ka järgi ja tiris sealt voodi eest ja tulid ikka küla peale. Ausõna ei tea, ma ei hakka mõtlema, kui ma pead vaevama selle, mis see on. Tutsenna ma küll ei tea. Või ei tea. Ei, ma ei ole võib-olla seda kuulnudki. Mis sõnadu sääne on, kas tum eesti keeli vai mõne muu keeli? See on telekast läbi küll käinud, aga ma ei mäleta enam. Aga prillidoosis tihti räägitakse neid sõnu, aga minul ei meenu. Nii palju kui tsiga päevapärast tiid, nii palju tiiamatust sõnast. Ta ei olegi nii võõras sõna, aga me praegu küll ei tea. Parkuur tähendab tõket. Aha, koolipõlvest kastetega sai koolis käidud, mis praegu sai inimesed muidugi ettegi ei oska kujutada. Ja siis õpetaja Šenni Rebane oli uued kingad ostnud. Ja kuna meil ühesuurused jalad olid enam-vähem,
siis ta andis esimest korda sisse kanda mulle need kingad nii, et ma tulin algklassi oma koju ja läksin järgmine päev tagasi, no see oli ka suur sündmus. Teras Kalju oli ta nimi. Ja kui ta siis ära läks meilt, siis terve koridor oli nutvaid lapsi seina ääres, kes siis teda taga leimasid tol momendil, kui ta minema läks. No esimene mälestus Eesti kroonist on, et natuke vähe vahetati, oleks võinud rublasid rohkem kroonideks vahetada. Vene rublad oli kahju käest ära visata. Mõtlesin, et kas see kroon nüüd jääb püsima. Aga praegu takkajärgi ma ütlen, et see oli ikka vahva, et Eesti sai oma ilusa krooni. Ei mingisuguseid emotsioone, ausalt. No mäletan nii palju, et siin kohalikus postkontoris vahetati 10 krooni ja see vahetaja oli meie Hargla kooli direktor. No kõige esimene asi oli see, et kõik läks väga odavaks. Mina olin poes müüja, sellised asjad olid, mida ei saanudki hinnata ümber. Aga need olid ka ainult nii kaua, kui need asjad ükskord otsa said ja siis, kui uuesti tuli, oli kaupadel juba hoopis teised hinnad ja hulga kallimad. Mu isamaa armas, kus sündinud ma, sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Ei hõbedat kulda, ei leidu me maa, vaid vilja kandvat mulda on leida igal pool. Oh õitse veel kaua mu isade maa, see maa, kus pajuva kust ja vaimu varaga. See maa, kus pajuva kust ja vaimu varaga.